ära minu elust. Amen. Olge hea, võtke isket. Tulles tänase sõnumi juurde, siis seda võiks öelda, vahest on küsitud, et miks me ei tee selliseid seeriad, siis täna võiks natukene sellise seeria moodi öelda seda jutluse vormi. Kui me rääkisime eelmine pühapäev, kas sa tead oma rolli, siis täna ma küsiks, kas sa oled oma rollis? Mitte, et sa selle pühapäevase kõne kontekstis ei oleks pidanud seda leidma, vaid sõnum on selline. Ja me läheme Matteuse evangeeliumi 5. peatüki 13 salmist alates. Jeesus ütles nii: Teie olete maa sool, aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas, ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paisku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Need Jeesuse sõnad tulevad mäejutlused ja Jeesus kasutas mäejutluses meie jaoks üsna kummalist mõlemat võrdumit. Ja samas, kui sa mõtled mäejutlusele, siis Jeesus andis selles jutluses oma rahvale ja jüngritele edasi sellised vaimsed postulaadid, mis olid väga olulised. Loodetavasti oled sa mäejutlust lugenud ja kui sa ei ole lugenud, siis sa saad sellise väikse koduse ülesande juba siit kaasa, et äkki vaataks, milline see mäejutlus on ja mis sealt siis räägime, mis seal siis öeldakse. Aga täna me vaatame ühte nendest piltidest ja see pilt oli siis see, mida Jeesus ütles, et teie olete maa sool. Mida see peaks tähendama? Nüüd ma palun, et Greta tuleks mulle appi, pööraks selle stendi ja ma haaran teid korra kaasa ja mida see tähendab, kui Jeesus ütleb, et sina oled maa sool? Mida see peaks tähendama tänases kontekstis? Tähendab see seda, et ma peaks poodi minema, endale ühe soolapurgi võtma, Santa Maria on see, tasku panema ja ütlema, nüüd ma olen maasool ja käima sellega igal pool, kuhu mahun. Kas on selle tähendus see tänases kontekstis? Ei ole, väga hea. Tahab keegi juurde pakkuda, enne kui me teemasse läheme? Nii, kas ma võtan teoloogilise kraadiga inimesed sihikule või mitte? See oli nali. Võta, julgustatakse, okei. Keegi ei tea igaks juhuks, mida pakkuda, see on väga kahtlane asi. Okei, siis jääb tühjaks. Ma annan võimaluse veel korra mõelda. Tundub väga lihtne lause, mis kannab endas väga sügavat sisu, aga kui täna küsida, siis me jääme mõttesse, et mis see tähendab? Loodetavasti keegi teist ei ole läinud tööintervjuule ja esitlenud ennast nii, et tere, mina olen maasool. Sest Jeesus ütles nii. Aga ometi ta seda ütles. Siis sul, juhul kui sa oled teinud, siis sul on väga erinevad vaimulikud kogemused, võiks sõnastada, või kogemused elust. Loodetavasti ei ole ka keegi lapsevanematest pannud oma lapsele sellise nime maasool. Tema koolitee osutub väga raskeks. Tõsi küll, ma tean ühte inimest, kellel on perekonnanimi Sool, aga nimed üle ei saa vaielda, aga ometigi on täiesti õige küsida, et mida see siis tähendab. Me ei lähe ka keemilise koostise juurde, kui me tänapäeva teaduse ajastul tahaks teha, et võtame selle soola keemilise koostise pulkadeks, siis me saame pihta, mida Jeesus sellega mõtles. Tegelikult see ei aita. Aga ometigi ta ütles, ja kas sa märkad, et seal oli üks oluline asi, ta ütles, et te olete, mitte et te saate. Kui sa oled 5 aastat usus, kui sul on bakalaureusekraad, siis sa oled maasool, või veel mingi rabikooli läbi käinud, siis sa oled maasool. Jeesus ütles, te olete. Ja seal on üks kõva statement taga, aga ma arvan, kui me tahame seda
õieti mõista. Ma vaatasin natukene ka erinevaid jutlusi, ma pean ütlema, et need mind väga palju ei aidanud. Aga igalühel on oma tahk ja oma külg sellest. Ja ma arvan, üks osa, kui me tahame mõista, mida Jeesus sellega sulle ja mulle tahab öelda, me peaks korraks vaatama tagasi ajalukku. Mida ajalugu näitab meile? Esiteks, sool oli selles ajas väga väärtuslik. Nii väärtuslik, et näiteks Rooma sõduril maksti osaliselt palka soolas. On keegi palka soolast siin saanud? Siin on mõni ettevõtja, aga keegi tahaks soolast palka maksta. Proovi vaata, mis sest välja tuleb. Aga ajalugu räägib, no mõni mõtleb muidugi nõukogude ajale, see oli talongi aeg, siis oli kõik talongi peal. Aga no ei taha palka ju soolast täna. Aga ometigi ajaloos siis, kui Jeesus seda rääkis, maksti, eks see aitab meil aru saada, kui väärtuslik see oli. Samuti soola kasutati vahetkuskaubana, sest ta oli nii hinnaline. Ka meile, kes me tuleme pagana taustast, mis tähendab, et me ei ole rahvuselt juudid, vähemalt enamus võib-olla natukene on juudiveed kellegil, aga siis, kui Jeesus kõneles, ta kõneles selle juudi rahvale ja vaata, seal oli üks huvitav nüanss. Moosese seaduses oli soolal oma roll. Kas keegi teab, milline? Just. Moosese 3.2.13 öeldakse nii. Kõik, mitte osaliselt, kuula kui radikaalne. Kõik oma ohvriannid soolaga. Ärgu puudugu su roa ohvrites Jumala osaduse sool. Ohverda soola kõigis oma ohvriandides. Meile see täna tundub väga kummaline, aga sealt oli väga täpne juhend ajaloos neile ja see kõnetas neid, sest nad käisid templis, seal oli ohvritalitus ja nendele oli see pilt arusaadav. Ja viimane ajaloovaade võiks olla, soola kasutati ka lepingute sõlmimise juures. Ja seal oli üks huvitav tähendus selle juures, et leping on püsiv. See oli see tähendus. See on paraku jäänud ajalukku, kas keegi on teinud tehingu soolaga, et näiteks müün autot ja kilo soola saad tehingu kinnituseks, lusika ka, sööme seda koos ja siis on leping kindel, auto on müüdud, siis on nagu sõna kindel. No ei ole, me ei tee seda ju. Ja tänase elu kontekstis oleks see kuidagi väga veider ja me ei haaku. See on üks osa, mida me ajaloost peaks teadma. Teine osa, et mõista seda sõnumit, ennem kui me sisu juurde hüppama, lähen natukene kiiremaks või aeglasemaks, aga on üks avastus, mis muutis seda täiesti totaalselt, kogu inimese elukorraldus. Ja öeldakse, see on üks suurimat, võib vaielda statistika ja kõige muu üle, aga see avastus on külmkapp. Täna pole kodu, kus poleks külmkappi ja me võime natukene aimata, millise muutuse tooks, kui ühiskonnas seda vidinaks ei oleks. Mõni muidugi ohkab, elektriarve oleks väiksem. Ehkki tegelikult külmkapp ei võta väga palju voolu, aga tänases kontekstis ma arvan, me keegi ei osta ka külmkappi välimuse pärast, keegi ostis, lihtsalt ilus külmkapp paneks kööki seisma. Täna on nii, et nutikad inimesed on välja mõtlenud nii, et külmkapp peidetakse köögimööbli sisse, sa mõtled, milline uks, meil on ka köögis. Osad on mõtlenud, kus see külmkapp üldse on, et see on nii ära peidetud, et sa leiagi üles. Ja kui sa mõtled veel selle peale, et kui me asume soojas kliimas nagu Iisrael on, kus toiduained riknevad kiiresti, kõik see kontekst omab hoopis teist väärtust. Ja tolle ei olnud ka sellist poodi, et sa lähed 24/7 ja lähen poodi ja ostan kohe. Et see on hoopis teine tasapind ja see tooks ka ühe võib-olla tänupõhjus, et me elame tegelikult, meie eestlased, kes me viriseme väga palju üle, me elame mugavusajastul. See on üks tänupõhjus ja ma kahtlustan, et väga paljud meil ei oska isegi tänada sellest, et külmkapsel on kadus. Elementaarne Watson on, ma ütleks. Aga nüüd tulles selle sisu juurde, mida Jeesus tahab öelda sellega, et meie oleme maasool. Seal on üks punkt, mis üllatas mind. Meie ei tea, kes me täpselt vaimses mõttes oleme ja
mida me endaga kaasas kanname. Ja seal on üks väga oluline koht. Lase Jumalal ennast määratleda ja nõustu siis sellega. Liialt paljud inimestena me määratleme ennast selle läbi, et mul on teatud läbikukkumised ja see kuidagi on meie sees ja me kanname seda endaga kaasas või teatud mõttes meie minapilt on nihkes ja me kanname seda määratlust endaga kaasas, et minuga on nii. Mingid asjad lähevad minuga pidevalt nii. Aga kui ma oleks küsinud seda jüngritelt, siis me ei oleks jüngritelt sellist vastust saanud, et meie oleme maasool. See oli Jeesuse määratlus. Ja minu esimene punkt ongi see, lase Jumalal määratleda, kes sa oled. Ja kui Jeesus ütles, et sa oled maasool, kui sa kuulud talle, siis sa oled maasool. Ja sellel on väga oluline tähtsus. Nüüd, kui me vaatasime ajalukku, mida sool, millist väärtust omas ja mis taga tehti, siis üks mõõde, mis soolaga kaasas käib, on see, et soolal on mõju. Aga milline? Mina vastasin vähemalt 3 sellist lihtsat punkti, mis selle mõjuga kaasas käib. Esiteks, soola mõju on see, et me kristlastena, me läheme ühiskonda ja me palvetame oma töökoha peal. Kui sa oled kristlane, sa võid noogutada. Kui sa ei nooguta, siis sul on meeleparandusruumi kõvasti. Sest see on see üks soola mõju, et me palume töökohal olukordade inimeste eest ja miks mitte ka oma töös, kui sa korralikult tööd ei tee. See kõik käib selles komplektis tegelikult. Ja see on see, et ma ei tea, tihti tuuakse teisi näiteid. Mina käisin aastad tagasi, ülemus saatis ühe teise töökaaslasega meid Soome. Me tegime seal 1 päeva tööd, peale seda Soome ülemus helistas minu üle ja ütlen, kus te sellise töölise leidsite. Saatke neid veel. See on soola mõju. Järgmine soola mõju seisneb selles, et Jumala püha vaim meie sees, lahus meie tunnetest, ta mõjutab ümbruskonda, inimesi ennekõike. Seal on üks mõju, mis on Jumalast kantud. Ja kui me oleme see maasool, siis meil peaks olema, ütleme, selline sisemine õige teadlikkus, et me kanname endas Jumala ligiolu seal, kus me oleme. Ja see ei ole see, et ma tunnen seda, vaid ma tean seda Jumala sõna alusel. See on olemas, ma ei pea tundma seda. Ja see on selline soola mõju väga kindlal viisil, mis käib iga Jumala lapsega. Rõhutaks üle iga, mitte pastori või mingi veel erilise tegelase. See kuulub igale Jumala lapsele. Ja mõtle korra, kuidas see sinu elus on. Ma arvan, me kõik oleme kogenud ühel viisil, et meie kohal või see Jumala kohalõju mõjutab. Ma pean jälle oma töökoha, mul on teatud erilised läbielamised. Ma mäletan ühte töökaaslast, kes töötas koos ja olid mingid võimalused, kus ma sain talle head teha. Viimane päev, kui ta läks töölt ära, ta tuli minu juurde, kummardas minu ees ja ütles, et härra Kalamägi, mul on eesõigus sinuga koos tööd anta. Teate, mina ütlen südames au Jumalale, et midagi sellist saab tulla. Mul ei ole ennem sellist seiklust olnud, aga ma sain millegi pihta, et tõesti see soola mõju käib. Võib-olla tõesti enamus elu jooksul me ei saa sellist tagasisidet, aga ära arva, et see sool sinu läbi ei toimi, sest sa oled maasool. Jeesus ei ole ümber mõelnud midagi ja see kehtib sinu puhul, isegi kui keegi ei tule, sulle ei anna sellist tagasisidet. Nüüd, järgmine, mis on soolal ikka olenemata ajaloost, on see, et tal on üks hoidev mõju. Mida see tähendab vaimulikult? See tähendab seda, et meie kohalolu takistab liha riknemist. Näiteks, lihtne näide, ma arvan, me kõik oleme olnud mingis olukorras, kus keegi kasutab vandesõnu või siis vabandab või ta ütleb, et oota, aga sinu juures ei saa seda öelda. Et ta teab, mida ta tahaks öelda, aga ütleb, et vaata sinu juuresolekus ma nagu ei saa seda öelda. Ja see on see, et me oleme maasool.
kui sinu elus seda ei ole juhtunud, siis pane valmis, kui sa armastad Jumalat kogu oma südamest, kui sa armastad kogu südamest Jeesust, varem või hiljem see hakkab juhtuma, sest sa oled maasool ja see käib kaasas. Järgmine, mis soolaga käib kaasas, on üks maitse. Kui me oleme oma töökohtadel ja elu keskel, siis üks maitse tuleb esile. Ma arvan, me kõik oleme kogenud seda, kus sa oled teinud mingit toitu, kas pudru või suppi ja unustanud sinna soola panna, kui näiteks täna oleks kohvikus reklaam supp ilma soolata, siis kõik mõtleks kohe, et kus see soolapurk on, sest me saame aru, et kui soola ei ole, midagi on puudu. Nii et ole julge olema selle koha peal, kuhu Jumal on sind argielus asetanud, ükskõik milline see positsioon oleks, sa annad maitset sinna ja me peame omama seda sisemist teadlikkust. See ei ole selline upsakus, et sa ütled selle kellelegi nina alla, et tead, mina olen see maasool, isegi kui see Santa Maria soolapurk taskus on, vaid see on see vaimulik sisemine teadmine, et ma annan maitset selles kohas, kus ma olen. Selle soolal on veel üks mõju, mis tuleb esile nii tänapäevas kui ka natuke tulevikus. Ja teate, me teame kõik, et tol ajal puudus, ma rääkisin, et külmkapp puudus ja sool hoidis ära liha riknemist. Ja selles on mõte ka nii täna kui ka tulevikus. Sest ma usun, maailm näeb ühel suurel viisil kristlaste vajalikkust siis, kui kogudus ära võetakse pehmelt öelduna. See õudus ületab igasuguse ulmefilmi piiri, mis siis siin maa peal lahti läheb. Täna me saame Jumala sõna alusel näha seda vaimset reaalsust, et kogudus on siin, see soolamõju on siin ja palju kurjust hoitakse ära, ehkki kurjus vahest teeb sellist nagu ketikoera häält, et tema otsustab, tegelikult ei ole nii. Jumal on see, kes määrab asjad ja kogudusel on oma osa. Soolal oli ja on väärtus. See on see, mida me peaks enda sees kandma. Ma arvan, kui paluda tõsta sul kätt, siis ei ole kodu, kus täna soola üldse ei oleks. See üleliigne asi, viskasin nii odav ka tänases ühiskonnas, viskasin üle parda, lihtsalt andsin ära kellegile. Ja taas see annab meile ühe väärtuse. Ja tuletab meelde, et kui ka tänases ühiskonnas tekib tunne, et üksik inimese elu justkui ei maksa midagi, siis me võime kindel olla, et Jumala lastena me oleme väärtuslikud Jumala silmis ja ta jälgib. Ja ma tuletaks meelde seda, et kui sa kogu südamest armastad Jumalat, sa võid kindlalt öelda, et sa oled Jumala silmatera ja ta jälgib. Me oleme väärtuslikud. Aga ta ravib ka. Soolal on ka see ravim mõju ja kui me oleme ühiskonnas, siis oma tegudega me saame seda soola ravivat mõju esile tuua ja see on ka see osa, millesse me oleme kutsutud. Ja me võiks küsida, et kas me täidame seda rolli. Võib-olla sinu kogemus on see, et kuule, ma olen natukene tühi, et kuidas seda välja anda. Siis tegelikult kogudus on see koht, kus sinu piltlikult öeldes soolatops võiks soola täis saada sisemiselt. Et sa lähed siit nädalasse ja ütled, mul oli üks läbielamine Jumalaga, ta vaim puudutas mind ja ma tean, kes ma olen, miks ma olen ja ma võin minna sellesse ühiskonda ja olla see, keda Jeesus ütles, et ma olen maasool, ma ei pea seda reklaamima, aga ma lasen Jumalal enda elus toimida. Ja see on see roll, kuhu me oleme asetatud ja me peaks üldse kartma seda. Aga see on ka meeldetuletus selles, et kui sool on ainult soolatup, siis ta kaotab oma väärtust. See on ka põhjus, miks Jumal on meid kõiki asetanud erinevasse keskkonda, kus me tooks seda mõju esile. Ja taas on oluline meelde tuletada, see ei lähtu üldse meiest, endad, kui hea. Jeesus öeld, kui sa oled hea kristlane, siis sa võib-olla oled maailma sool. Ei, ta ütles, te olete. Ja kui Jeesus deklareeris seda ja ütles seda, siis see on nii. Mul on veel 2 küsimust sulle. Ja see küsimus on see, et kas soola saab valesti kasutada? Saab.
2 konteksti, kus mina olen avastanud. Soola ei panda haavale, keegi on ravinud haava soolaga. Isegi muuseas Iisraelis Soolameres, kes on käinud, siin mõned lähevad meie keskelt, ma tean, seal Surnumeres siis on niimoodi, et seal on eelvannid. Ennem kui sa lähed selle õigesse Surnumerre, seal on eelvannid, kus sa saad aru saada, et kas sul on mõni lõikehaav, see hakkab nii kipitama, et selle õigesse Surnumerre, kui sul on, sa ei saagi minna. Ja see eelvann, nagu siuke mullivanni moodi, kes pole käinud, see testib, et oled sa valmis sinna õigesse soolasusse alles astuma. Et siis sa oled olukorras, kus vesi kannab ja kõik muu, mis sellega kaasas käib. Aga üks on kindel, haavale ei panda soola. Ja ma kahtlustan, et väga paljud kristlased on selles kontekstis eksinud, kus me paneme inimese, kes on elu hammasrataste vahel jäänud, siis me raputame sellist soola peale ja paneme mingeid diagnoose ja siis ootame, et inimene peaks terveks saama. Ei ole, karjuma hakkab. Kui sinul on haav, sa paned soola, sa hakkad karjuma, kui sa oled ikka elus. Sa võid näpistada oma liha, anda ikka elus. Ja teine kontekst, kus me seda soola, võib-olla neid on veel, aga mina tulin vähemalt sellele järeldusele, et soola saab kasutada nii, et ma ei tea, kas sina oled kohtanud kristlasi, aga mina olen kohtanud, et kus ütled, tead, küll ma ütlesin soolaselt ikka. Kui sa vaatad Jeesust, ainuke, või natukene üldistatud, ainuke inimgrupp, kellel ta soolaselt ütles, oli variserid. Ja nüüd mõtle, kas ainult variserid võiks siis öelda, sa võid öelda soolaselt, kui tõesti Jumal juhib. Aga ülejäänud elu kontekstis, ülejäänud inimeste kontekstis, me ei ole kutsutud selleks, et öelda soolaselt, vaid et mõjuda selle soolana. Ja teatavasti soolan on üks, kui me õigest doosist seda kasutame, sellel on hea mõju, see annab maitset ja see on ka see koht, kus vaadata siis oma elu, kas me oleme selle koha peal. Ja võib-olla küsida, et äkki ma seda doseerin üle, sest vaata, kui ma läheks nüüd vaikseks hiiliks selle supipurgi juurde sinna köögis ja paneks selle sisse, siis kõik avastuks, et mingi huvitav maitse on tekkinud. Asi on tasakaalust väljas. Nii et olgu meil seda armu ja tarkust, kes me oleme need, kes oleme maasoolad ja kasutame seda soolasust õiges doosis, õiges kontekstis, et Jumal saaks austatud. Ja sa saad ise näha seda oma elu puhul. Keegi ei pea teine ütlema, sul on mõistus, sa saad vaadata oma iga päeva ja teha arutlusi, et kas minu elus on see tasakaalus. Nii et see on see, üks osa, milleks sa oled kutsutud. Sa oled kutsutud maasoolaks ja olgu meil tarkust olla see ja las Jumal kasutadu meid siis oma nime auks. Tõuseme palveks. Isa taevas, ma usun, et sinu sõna ja su vaim on kõnelenud inimeste ellu. Ja me palume sinu käest tarkust, et me elaks selle maasoola mõju igaüks oma kogukonnas, töökohal, ka perekeskel õiges mõõdus välja. Et sinu nimi saaks austatud. Nii nagu sina õpetasid ja jätsid eeskuju, et kõik see, mida sa tegid, see austas isa. Ja oli peegeldus ühest taevasest korrast ja me palume seda armu, et meie elu võiks jätta selle jälje, kus me omaks seda soola mõju õiges mõõdus. Ja ma palun ka seda armu, et meie ei oleks need, kes raputavad soola haavadele ega ei lajata kellegile soolaselt, vaid nii nagu sõna ütleb, et meie kõne oleks armust kantud. Ja ma tänan, et su nimi Jeesus saab austatud. Ja vajuta pitseriga need olulised momendid, mis kõnetasid kedagi südame sügavusse, et me oleks sõnategijad, mitte ainult kuuljad. Aamen. Täname Jumalat. Kaasas Efata ajal, kui see oli suur ärkamine Eestis. Ja alati me laulsime sinna lõppu halleluuja, see on üle maailma tuntud lugu, me ei ole seda küll siin laulnud, aga me täna laulame ja see on võimas lugu.
ma seda sõnumit välja ei ütle, sest see sõnum on minu sees kasvanud nüüd pea 2 kuud. Ja detsembri alguses Jumal andis mulle sõna kõikidele kristlikele meestele Eestimaal. Ja ma nii tänan oma kogudust, kus meil püha vaim võib voolata ja Jumal saab kõneleda. Ja siis, kui ma detsembri alguses selle sõna sain, ma tundsin, et ta ei ole veel küps, sest ma usun, et kui Jumal annab sõna, siis see peab olema tervendav, ülesehitav, see peab olema see, mis viib inimese madalamast kõrgemale. Ja täna ma tundsin, et kõik see eelne, mis Mairi rääkis keeltes kõnelemisest, ma tahtsin ka täienduseks öelda, et keeltes kõnelemine ka ravib. Ta ravib inimest, nii nagu Piibel ütleb, et see on ülesehitamiseks, ta ka ravib inimest sügavuti, tema vaimu, tema DNA-d, tema kogu seda olemust, ta ravib ta Kristuse sarnaseks. Ja oluline on ka see, mis Kristjan rääkis, et kes me oleme Jumala riigis, mis on see pitser, kelleks Kristus on meid kutsunud. Nagu te teate, ma teen tööd naistega juba nüüd 3 aastat ja praegu on 8 nädalat seda füüsilist ja vaimset ja hingelist puhastust tegemas 1400 naist. Ja esimest korda iga kord Jumal on andnud, kui ma olen seda teinud, on olnud iga kord üle 1000 naise ja on Jumal vaikselt andnud kõneleda neile ka püha vaimu kaudu ja väga õrnalt, et mitte nagu ära hirmutada. Ja seekord Jumal andis väga sügavalt rääkida andestusest, kus ma sain jagada ka oma tunnistust, et kuidas üldse on võimalik andestada ilma Jumalata. Ja see esmaspäev meil tuleb spetsiaalne andestuse suum, kus siis need naised, kes ei oska andestada, tulevad ja ma juhatan neid andestamise teele läbi Jumala. Nüüd, miks on oluline eelkontekst, on sellepärast, et see sõnum on meestele. Aga ma tahan, et see sõnum tuleks õigesti välja, et see tuleks välja armastuses, see tuleks välja kaastundes, see tuleks välja üles tõstvana. Nimelt see sõnum on see, et kallid kristlikud mehed, kes te teenite Jumala riigis ja kes te olete siin, kes te olete üle Eestimaa, Jumal näeb, mis te teete kodu 4 seina vahel. Ja nagu te teate, Uues Testamendis Kristus väga armastab naisi. Ta väga tunnustab naisi, ta väga tõstab üles naisi. Ta läheb ühiskonna vastu, et toetada naisi. Ja see sõnum on see, et Jumal näeb, kuidas te kohtlete oma lähedasi 4 seina vahel. Jumal näeb ja Jumal hakkab tooma seda valguse kätte. Aga selleks, et te ei kuuleks selles hukkamõistu ega seda, et teid kuidagi lüüa, siis Jumal täna andis mulle selle tervikkonteksti. See tuleb kuskilt. Miks osad kristlikud mehed kohtlevad oma naisi, oma lapsi halvasti? See tuleb nende enda peredest, see tuleb nende enda lapsepõlvest. Ja ma tundsin, et me peaksime andeks paluma nende emade eest, kes võib-olla ei ole enam elavate kirjas, et nad ei ole osanud armastada teid nii, et teile anda seda enesekindlust ja anda seda julgust kohelda teisi hästi. Paluda andeks isade eest, kes on vägivaldselt poegi kasvatanud. Ja ma tahtsin öelda naiste poolt, keda te olete halvasti kohelnud, et kõikide naiste poolt ma tahan anda teile andeks. Et te võiksite võtta need Jumala pühavaimu keeled, palvetada tervenemist oma ellu. Palvetada ennast välja sellest kohast, kus te tunnete, et te peate kasutama vägivalda, ükskõik on see verbaalne, on see füüsiline, oma kõige kallimate suhtes. Selleks, et omada mingit võimu. Ma annan teile andeks kõikide naiste ees, sest kahjuks kõik need naised, kes tulevad esmaspäeval andestussuumile, on katki tehtud oma meeste poolt. Sest nad on saatnud mulle oma lugusi ja ma loen ja mu pisarad voolavad katkistest abieludest, katkistest suhetest, vägivaldsed isad, vägivaldsed vanaisad, seksuaalvägivald. Ja need naised tulevad ja ma tundsin, et ma pean andeks andma. Ennem kui ma saan juhatada neid andeks andmise juurde, ma pean ütlema kõikide naiste eest, me anname teile andeks.
et te võiksite terveneda. Sest Jeesus ütles, et mine ja ära enam tee pattu. Et püha vaim võiks terveneda, aga võtke sellest keelte õpetusest kinni. Sest see on see, mida te saate igapäevaselt keeltes, ükskõik kus te olete paluda, et teie hinged ja vaimud terveneksid, et nad täituksid Jumala vaimuga. Sest Jumal näeb, kuidas me käitume ka 4 seina vahel. Te olge väga õnnistatud ja hoitud. Ja ma usun, et Jumal lõpuaegadel, ma Karine käest küsisin üle, kui ma olin noor kristlane, siis minu kätte sattus üks õhuke masinakirjas trükitud raamat, mis oli paljundatud nõukogude ajal juba. See oli Ludmilla Plett, üks prohvet. Võib-olla vanemad kristlased teavad. Ja ma lugesin, ma olen seda raamatut lugenud mitmeid kordi oma kristliku elu jooksul. Aga üks kõige võimsam sõnum, mis minule on olnud kui kristliku elu alus, on see, et viimsel ajal issanda kohus algab koguduse keskelt, et pühad saaksid pühamaks. Ja see sõnum ei ole selleks, mehed, et teid alla suruda, vaid et teid üles tõsta. Et te saaksite terveks. Sest et see, mis on põlvest põlve kantud, on kantud seda vägivalda edasi. Kunagi usuti, et poegi peab peksma, siis nendest kasvavad tõelised mehed. Kahjuks ei ole nii. Mul on 2 poega ja ma tean, milline vastutus on olla neile selline ema, et nendest saaks head abikaasad. Ja ma suudan seda ainult koos püha vaimuga, et olla tark, et mitte olla jõuline ema, et mitte olla verbaalselt vägivaldne ema, mitte olla ka liiga pehme. Kuidas olla tark ema ja kuidas olla tark isa oma poegadele. Et olge väga õnnistatud mehed. Ma tahaks teie eest palvetada. Kallis püha vaim, ma tänan sind selle sõnumi eest. Ja ma tänan, et see on antud armastuses. Sest ma täna tõesti kogesin, kui juba Elle kutsus alguses ülistuse ajal üles seda sõnumit jagama, ma teadsin, veel ei ole hetk. Sest ennem pidi tulema Mairi sõnum ja Kristjani sõnum, et luua see tervendav platvorm. Jumal, sest ma tean, et sa tahad oma poegi tervendada. Isa, ma tean, et sa tahad tõsta oma mehed üles, oma pojad üles, tõesti kandmaks seda tõrvikut ja sammast ja seda valgust ja seda soola. Jumal, kui tuleb ärkamine Eestimaal, siis nemad peavad julgelt samamoodi minema ees. Aga Jumal, see on oluline, see tervenemine ka naiste jaoks. Sest viimsel ajal su sõna ütleb, et ka naised hakkavad kõnelema prohvetlikult. Ja Jumal, selleks, et naised võiksid käia sinu kutses, nad peaksid samamoodi tervenema. Nad ei saa kogeda alandust, alaväärsust, vägivalga, mõnitust inimese poolt, kes peaks neid hoidma kui oma õrnemat astjat ja kes peaks andma enda elu nende ees kui Kristus koguduse eest. Nad suruvad alla need naised, issand, keda sina tahad kasutada lõpuaegadel. On olnud küllalt neid prohvetlikke sõnu, kus Jumal tõstab naised üles, sest on vaja emasi, kes embavad neid katkiseid inimesi, kes tulevad maailmast meie kogudustesse. Issand, tervenda kristlikud pered, tervenda kristlikud abielud. Aga tervenda, issand, mehed. Tervenda tõesti, täna kui on palve nende ees, siis ma palun, issand, et üle Eestimaa püha vaim võiks langeda meeste peale ja anna neile püha vaimu keeled. Anna neile julgust, nii nagu Mairi nii hästi seletas, et see raatsio, see teadlikkus oli talle selleks blokiks ja ta ei saanud lasta selle püha vaimul endas voolata. Siis mehed on tihti lugu väga loogilised ja see raatsio kuidagi määrab. Aga ma õnnistan neid, et nad julgeksid võtta selle sammu, et lasta püha vaimul voolata. Et see võiks tervendada nende vaimu, et see võiks tervendada nende ihu ja seda hinge, mis on võib-olla juba ema ihus saanud kannatada. Või eelnevate põlvede, kõik needused on peale võetud ja ta ei suudagi sellest rattast välja astuda, sellest vägivalla rattast. Jumal, ma palun praegu sinu püha vaimu meeste keelte ja kõnelemise peale. Et sealt ei tuleks enam alandavad kõne, et sealt ei tuleks enam mõnitavad kõne oma naiste ja laste suhtes.
vaid et sealt tuleks üles tõstav, julgustav ja armastuse kõne, nii nagu Jumal kõneleks. Issand, ma õnnistan meie meeste suid rääkima üles tõstvat kõne oma töökohtades, aga eelkõige oma peres. Kui palju on vägivalda 4 seinte vahel Eestimaal. Issand, me palume, et kristlikud mehed võiksid tõesti põlvedel meelt parandada. Et kristlikud pered võiksid minna, Issand, sinu püha vaimust sädelema. Et naised võiksid olla üles tõstetud, kaunid täis püha vaimu, mitte alandatud nartsud nende kõrval. Et nende naised võiksid särada, sest nad on hoitud ja kaitstud kui Kristuse poolt. Issand, õnnista meie mehi. Õnnista mehi, Jumal. Hoia ja kaitse neid. Tervenda need.